Ma ütlen ausalt, siit üle saamine on siuke fucking mission impossible, et ma ei tea. Oota, äkki ma saan. Oh my god, ma jään otseselt autolle. Oh my god, I made it. Olime küll jube väsinud, aga Tuuli ja Margo läksid randa, sinna nagu ei viitsinud minna. Mõtlesin, et kurat, et mul ei ole ka päev nagu korda läinud, kui ma ei ole saanud rolleriga sõita. Istusime rolleri selga ja siis tuli siuke plaan, et Märten läks massaaži. Minul muditi selge jälle nii ära, et mina ei saa täna massaaži minna. Küll aga saan ma olla ihu üksinda ja minna vaadata, mis siin poodides pakutakse. Vahepeal mulle täitsa meeldib üksinda ringi tuiata. Missioon number 1, mul on vaja väikest mingit üle õla kotti, sest mul on ainult, mul ei ole taskuid, selles on probleem. Või on see vabandus, kes teab. Lambist kõndisin pediküürist mööda, mõtlesin, tead, ma olen hoopis pediküüri, nii et siin ma nüüd olen ja kavatsen oma sõrad korda saada Töökiire ja korralik, kell on nüüd 7 õhtul. Me tulime sööma ja kuna me oleme nii igavad inimesed, siis me tulime teist korda juba süüksesse restorani nagu Pagaba. Siin oli jube hea toit eelmine kord ja me olime siin samas kõrval. Mõtlesin, tead, siis vähemalt teame, et saame head toitu ja et me oleme ilusti. Seal on ookean. Alguses mõtlesin, et istume sinna mere äärdes. Mõtlesin, tead, see oli nii liivane. Oleme apelsiin. Kas sa juba tead, mis sa võtad? Ma võtan tomka või tomjamme, kumba. Mina võtan selle ja siis ma võtan selle papaiasalatina. Saad sa aru, et ma armastan papaiasalatit. Tere hommikust, täna on pühapäev ja me lähme kohe ühte mingisse beach clubi, beach baari päitama. Mul üldse eile siuke asi, et mul tuli kroon ära. Mul ei ole siin nüüd 3 hammast, sest nad koosnesid 3 tükist. Aga kuna täna lubab päikselist ilma ja meil on juba see poodid bronnitud, siis ma pean alla suruma selle, et mul ei ole hambaid, sest õnneks esihambad on. Ja siis me käime seal ära ja siis ma lähen otsin selle mingi emergency hambaravi. Kuule, aga äkki võtame mu hambad ka siis kaasa? Jah, kus see väike kott on? Mis väike kott, ma ei võta seda. Ja siis vaatame, äkki keegi saab selle tagasi panna. Sest tegelikult see peaks väga lihtne olema. See kroon iseenesest ei ole katki, see ju alles paigaldati mulle. Et mul on see kunagi varem kui juhtunud ja siis Kaili pani sellel mingit tsemenditükikesega või mina ei tea, millega, kuidas seda kinnitatakse. Ühesõnaga pani tagasi väga kiiresti, loetud minutitega. Nii et paneme hambad kotti ja lähen päevitama. Ma ütlen, haiged asjad juhtuvad ainult minuga. Kuidas see saab olla võimalik? Me tulime sellisesse kohta nagu Cheese Samui. Me käisime siin paar päeva tagasi, kõik kohad olid täis, siis nad sootsid meil laua bronnida. Seda me nüüd tegime, oi kui täis selleks. Ja küll me valisime õige päeva. No vaadake, kui ilus siin on. Kõik said eraldi moodid. Tuuli ulju. Varsti tuleb DJ, mina tellisin süüa. Mõnus. No? Lugu on selline, et helistasime hambakliinikusse, öeldi, et poole tunni pärast vabanes üks koht, nii et ma võtan hambad kaasa ja lähme. Kanep või? Ühesõnaga, ma pean ütlema, et ma niigi kardan hambaarste ja kõige vähem ma kardan Kailit. Ja nüüd mu õudusunenägu on saanud teaks otsal mingi hambapilt. Ma pean minema Tais mingisse keldrikliinikusse. Aga hammas on kaasas, nii et lähme otsime üles. Okei, see ei tundu vähemalt nii juba, siin ümberringised hooned, nii et lähme vaatame, kas nad panevad meile hambad suhu, aga enne tuleb jalanus ära pista. I didn't, as I told you that and it's for re-cementation. Yeah. Okay. And what is the date today? Is 15. 15, please.
ma pean ütlema, et tõesti tundub väga puhas, väga viisakas. Nii et tehakse asi ära. tehakse asi ära ja siis ma saan lõpuks naeratad. praegu ma naeratan nii. Ma arvan äkki 2 või 3000 pahti. 3000 pahti. Ja mis eurodes on? No sott 80 kuni 100 euri siis arvata. Aga ma arvan 150 euro. Visiiditasu. Asjad. Ma elasin üle mu kõige hullema asja, mida ma arvasin, et ei juhtu. Ma sain süsti, ma sain puuritud. Ma ei saa aru nagu. Eile päästsin elu. See ei tähenda mitte midagi. Loo moraal. Käiga varsti üles järgi laskend ommeid välja tõmmata. Ta ütles, et see põhjus, miks mul see kroon ära tuli, oli see, et üks hammas, mis seal nagu keskel on, kuhu see kinnitatud on, sealt on mingi kild lahti tulnud. Ta näitas mulle peegliga, see oli ülipisikene. Aga ju siis, ma ei tea, mängid siin rolli ja siis ta hakkas puhastama seda kõigepealt, aga mul hakkas täiega valus, ma tundsin, kus suu läks verd täis, ma nagu öelda, et siis ma natuke tõmblesin sellist, et kas ma teen süsti ja teate, ta tegi mulle niimoodi süsti, et ta pani midagi enne iga peale, ma ei tulnud mitte üldse süsti, nii et seda tuleb kalli lõpetada. Teine asi, mis nad teevad, siin ei ole prille ees, et sa paned mingi kalds näkku, kus on need auk. No see on palju. Mis ma enne arvasin, et lihtsalt paneb tsementi ja kõik. Aga nüüd ta tegi ju ka süsti ja puhastas seal ja kutsus oma abikaasa ja Kreeka jumalannad Sunday roast'i söömas. Märtel on näost täitsa punane. Hakkame siis peale. No hakkame. Naljakas on siuksesse suurde kaubanduskeskusesse tulla, sest et muidu on nagu väike külake igal pool, aga siin on full keskus. Väga kummaline koht, kuhu sattuda Tais, aga me tulime H&M-i, meil oli särki vaja. Aga näha, me oleme läbi märjad, aga leidsime mõlemad endale särgid. Ma näen välja full nagu mees, aga it's fine. Mõlemad valisime roosad särgid. Ilma nägemata. Me oleme tõesti kokku loodud. See kaubanduskeskus on ikka tõesti massive siin. Hetkel keegi satub kohsa muile ja on midagi vaja riides. Mingisuguseid sellised hõlste ja teate need nagu sellel tüdrukud seljas on. Neid saab igalt poolt. Sellised suvised. Aga kes tahab suuremat valikut, peab tulema kaubanduskeskusesse. Täna dinner tuleb oilihaga, nii et huvitavad süsteemid on neil siin poes, jah? Ei tea, jah. Sai tuleb ära maksta eraldi. No näed, ja leidsimgi endale bikiinid. Sellised ilusad roosad, kuigi siin oli lillad ka. Väga ilusad värvid, aga ma jäin roosa peale. Märten on kadunud. Teed Margole ja Tuulile romantikat või? No tegelikult ma tõin nende roosid siia, aga üks oli natuke liiga surnud. Ma ütlesin, ma ei taha teda raisku lasta. Ja kindlasti nad tahavad korjata oma voodi pealt neid õisi. Nojah, aga nüüd on see tehtud. Kas see kuidagi filmides ei ole ilusam või? Filmides on küll tavaliselt ilusam, jah? Aga miks see nagu nii... Kas ma peaks laiali ajama neid või? Ma ei tea, no nii on hästi küll, jah. Eriti ilus, aga okei, I tried. See käisin viskamas isekal põhjusel. Nimelt, meil ei ole siin vaasidega nagu kuigi priisad, issand. See näeb küll ikka väga arnete välja. Meil ei ole vaasidega priisata ja Märten tõi mul üks päev liil. Mis asja? Ära sa nüüd lagunema hakka kallikene. Tõi mulle liili eetis, mulle meeldib väga liili, et tahan endale tuppa panna. Aga seal on vist nüüd niimoodi lagunema hakkas. Ühe veel. Siin on vesi.
ei olegi. Põhimõtteliselt siin ei olegi vett. Otsa saanud. Jah. Nimetu. Lilli tuleb ikkagi hoida. Hoidma peab neid keegi, kes saab lilled siis. Nüüd tundub, et see kingib kohustusi mulle. Täna on Margo ja Tuuli meil. Need armsad inimesed, kes meil laua katavad. Meil on liha, Margo tegi, Tuuli tegi salatit. Maitsevõid. Nii et selline vahva õhtu. Väike dinner. Hakanud seda pidusööki. Lihad, puuviljad, särgid, värgid. Nii et lõhnab väga hästi. Margo, kas sa tood selle punase veini ka palun või? Jaa. Päris siuke äge, jah? Äge piirkond. Ma arvan, siia ehitataksegi kõik villasid täis lihtsalt. Ma loodan, et me mäest alla ei pea minema. Oi, kui ilus. Pilti ei taha sinna? Või see jää? Ilus on, jah. Aga vaata, ta jääb hästi udune. Vau. Väga ilus. Täna on 16. veebruar, ma ei tea, mis päev on, esmaspäev äkki või? Tundub nagu ma oleks meil full varem ettes, aga tegelikult me tulime Elephant Cafeesse, näete, siin ta on. Kõik nende elemendid, keda siin kohvikus näha võib, vaata, tema on tsirkusest päästetud, tema on trekking campist. Tema mulle tundub, äkki on siin sündinud. Jah, oligi siia sündis. Võin ütlema, esimene asi, mida see mul meenutas, kui ma siia tulin, mõtlesin Bilbao Sägindis, kas sa oled kodus? Sest see näeb välja täpselt nagu mingi sõrmuste isanda aeg, siuke väga huvitav väike džungel siia tehtud. Igastahes väga kihvt, soovitan, kui oled Koh Samuil, siis see on see koht, kus sa võiksid ära käia. Siin saad pikutada, kui tahad. Oi, elevandi. Jaa. Oota, kui tore ta on. Jube armas on ta ikka. Ema on nagu mina viitsisin passi. Kuule, aga selle kohta kirjutati seal ees ka, et ta armastab ujumist, et ta on beebist saadik armastanud. Läheb kohe põlgu ennast teile. Oi, istus kohe nii mõrd. Pida nii jälle. Ema ootab.
ilusti niisutatud, värskendatud. Loomulikult ei saa me ilma kookoseta. Noh, tee esimest emotsiooni. Kas on hea või? Jah. Ikka hea, jah. Juba magus. On. Siin on tõesti nii magusad kookosed, ei kujuta ette ka. Nad tunduvalt magusamad kui Sri Lankal, ma ei tea, mis värk sellega on. Olen nüüd sealmaal, et päike hakkab langema, elevandid tulid sööma, nagu meiegi, me sõime oma kookoseid praegu. Aga kella 5 siin ongi niimoodi, et paistab, et lauad lähevad kõik täis ja inimesed tulevadki seda põhishowd vaatama. Ja siin nad nüüd lihtsatavad. Ja seda on väga-väga armas, väga äge neid vaadata niimoodi, mulle meeldib. Saime oma supid ka kätte lõpuks. Sorry, et ma nüüd mingi miljon videot elevantidesse ja panen, aga ausalt, nad teevad mind nii õnnelikuks, et ma loodan, et kui te vaatate seda, siis te mõtlete ka nii nunnu. Vaatab ilus, neil on nii palju ruumi siin, tripivad ringi. Ja nüüd nosivad. Oi, neil on väga õnnetud kanad siin, ma vaatan. Puud on täis. Väga täis. Väsimus on peal või? On küll, jah. Läheme koju tagasi. Tead, mida mina tahan täna vaadata? Netflixis on mingi see uus dokumentaal või mingi sari tehtud sellest American Next Top Modeli, siis nagu tõsi, vaata. Et Tyra pidi seal täiega puid saama, nii et... Aga ta tundubki mulle halb inimene, ma ei teaks. Ja selles oligi mingi põhipoint, et kui ta tegi seda saadet, siis ta ütles, et ta tahab muuta seda industrit, aga tegelikult mis ta ainult tegi, oli alandas inimesi ja pani neid imelik asju. No. Appi, see on tõesti ilus. Wow. Nii romantiline. Oi, kui romantiline. Ma viin sulle ühte teist mäetippu ka vaatama. No küll on kaunis maailm, kaunis loodus, kaunis elu. Omastada neile. Mõtta. Nii. Ühe päeva, pool eilset päeva, 24 tundi sain ma nautida praegu seda, et mul on hammas suus, hambad. Sest et ma praegu just hammustasin seda, unustasin ära, et ma ei tohi selle poolega närida. Ja ma tunnen, see full liigub. See on nagu... Öösel läheb kurku äkki pead ise ära võtma ikkagi. Ma ei taha. No. Mine perse. Nagu tõesti nagu vana mutt paneb õhtul likku vaata hambad. Nii see tuleb ära kindlasti. Nii see suuhais tulebki sul lõpuks, see vana inimese suuhais. Täitsa perses, no. Ma pean homme jälle tagasi minema siis. Kindlustusselts niimoodi kirub, et nad suga lepingu tegid. Siin on mingisugused kõvad tükid sees, sellepärast see saab sulle hambaid ei ole. Meil ei olnud kokkulepet, et me tuleme hambutuga. Reisile. Ilus villa, siuke vaade. Üks on hambutab. See päev on kuidagi väga pikk olnud ja väsitav. Ma ootan jätkuvalt vihmasadu. Panin teie vlogi nüüd kokku, nii et nautige seda. Mail kukkus hambud suust ära jälle. Mis sa naerad? Ise nii rahul. Veel pole uppunud, nad on lahti, ma ei tea mitte midagi süüa. Tal lähevad öösel need kurkuma. Minu oli nagu teiselt poolt olid juba need. Teised hambad hoopis. Aga siuke meie päev oli, meie päevad. Nii et... See oleks küll olnud, kui mul öösel kurku läheks. Jaa, sa võid külje peal täna magama. Kuule, No? lähme, ma näitan sulle seda head tõusu seal.